ülikooli asemel Kreekasse. Ja meie lend läheb 2 päeva pärast. Algamas on meie elu suurim seiklus. Kuid enne kui me seikluse juurde asume, siis räägiks veidi, miks me otsustasime ülikooli mitte minna ja selle asemel suunduda tundmatusse Kreekasse. Esiteks ma arvan, et selline kogemus, peaees hüpata tundmatusse vette, sundida ennast uue keskkonnaga kohanema ja iseseisvaks saama tundub praegu palju vajalikum ja arendavam kui ülikoolis mingite loengute kuulamine. Ja ülikooli saab ju tegelikult ükskõik millal minna. Lihtsalt arvame, et targem on enne natuke silmaringi laiendada, iseseisvamaks saada ning siis teooriat saab ju alati hiljem juurde õppida. Kuigi arvan, et selline mõttekäik ei sobiks kohe kindlasti mitte igaühele. Meile see sobib, sest et me juba avastasime ühe suuna, mille potentsiaalselt oma karjääriks saaksime teha. Ma räägin YouTube'i videote tegemisest ning et selles heaks saada on vaja elukogemust ja väga palju praktikat. Täpselt seda see Kreeka reis meile pakubki, eriti kuna me plaanime terve reisi vältel teha YouTube'i videosid. Seikluse juurde tagasi. Meie esimeseks dilemmaks on see, et kas me läheme seljakottidega või kohvritega. No kohvritega oleks väga mõnus linnas ringi käia, ei pea asju seljas kandma, aga kuna me ei tea, mida meie reis endast kujutab, siis võib-olla meil on vaja minna mingi üle põlduda läbi metsade ja siis oleks ju seljakotiga palju mugavam. Tuleb ka mõelda, et kas me tahame näha põliskreeklastele välja sellised, nagu iga teine turist, või siis sellised, nagu lahedad rännumehed. Jah, ma arvan, me vist lähme seljakotidega. No, davai. Mihkel, kas sul on mingid hirme ka Kreekas minemise suhtes? No üks asi on küll see, et seal on veits nagu soe. Eriti praegu pidi Ateenas olema 43 kraadi UV 11. Ja mul siin Eestiski on nagu veits väga palav vahepeal. Kõige halvemal juhul teeme sellele kõige palavamal perioodil lõunauinikuid. Mina kardan seda, et me ei leia elamist või et me ei leia nagu sõpru, aga natuke skeeri on. Lihtsalt minna nagu oma seljakoti ja kõigega see, et see nii uus on, see on hirmus. Majutusega seoses siis veits on veider, et meil nagu lähme Ateenasse ja ei ole nagu oma kohta, kuhu minna. Aga ma olen natuke teinud rahu sellega, et tänavatel magavad päris paljud inimesed tänapäeval, et saame meiega hakkama. No, meil on päris palju tehnikat ja ma natuke kardan meie tehnika pärast, mis tuletab meelde, et võiks teha kindlustuse, sest me ei taha, et keegi ära varastaks. Ilhami Panka Niita Kulub, tere! Tere, mul on selline probleem, et aitäh teile ja head aega siis. Põhimõtteliselt meil on nüüd kindlustus olemas, peame just ära maksma ja siis on hästi. Mihkel, mis on sinu emotsioonid? Päris mess on elu, meil on siin asjad, seal asjad, seal asjad, seal asjad. Aga siuke nagu usk on, et kõik läheb sujuvalt ja no tegelikult siin on ka siuke asi, et me paneme asjad 2 hulka. Võtame mingid asjad kõik Kreekasse ja ülejäänud asjad me kolime kõik siit korterist ära ja viime oma vanemate juurde, sest et me justkui nagu praegu kolime oma kodust ära. Okidoki, nüüd algab väga põnev episood, kus me alustame pakkimist. Kuidas läheb sul pakkimine? Hästi tegelikult. Ma olen teinud väga raskeid otsuseid, nagu näiteks see, et ma ei võta liigselt teisärke ja asju kaasa. Mul on ka lihtne, sest et mul on lihtsalt hästi palju riideid, mis mulle ei meeldi ja siis lihtsalt alles jäid need, mis ma võtan kaasa ja no võt niimoodi ma pakigi. Kui te tahate näha täpselt, mis me kaasa võtsime, siis comment down below. Aga ma usun, et keegi minu asju väga näha ei taha, ehk siis kui väga tahate, siis ma võin teile oma aluspüksi asju näidata, aga näitame neile gadgeteid. Kedagi ei huvita gadgetid. Gadgetid on kõige ägedam osa reisist. Vaadake. Hammock, unelapid, et ma saaks kuskil X kohas magada. Akupank, microfiber rätikud. Need kuivavad nagu mega kiiresti, pluss saab nagu tekina peale võtta ja... Pluss need nagu võtavad vähe ruumi. Megalt neid Kalevi pantoone, reaalselt parimad asjad ever. Kalevi palun sponsoreerige meid. Siia sisse saame panna kõik oma mingi vedelikuid asjad on ja... Kahvellusikad. Siis selline huvitav asi ja siis see teeb iga sellise sugase vee joodavaks. Kõik ravimikarkus, iga selle sees on erinevad ravimid. Ükskõik mis juhuks, väikseid prügikotte ja siis selliseid minigrippe. Ja, minigrippid tulevad alati kasuks. Ja siis me võtame veel ühe sellise vahvelmati, mis käib niimoodi lahti ja siis ühe täispuhutava mati. Üks öö saab üks mugaval matil magada, teine öö saab teine. Kuule, tegelikult meil on päris normaalselt vähe asju. Suhteliselt hästi. Kuule, aga lükkame need asjad kotti nüüd ja. Davai!
ja siis tegelikult meil tuleb üks kotti täis veel asju kõikide kaamera ja tehnika asjadega, mis on nii põnev. Ma võin teile teha ilge unboximise kõikidest kiirest, mis meil on ja värke, aga comment down below, ma võin teha. I'll wait aga timelapse, kuidas see kott täitub asjadega. Ma täiega muretsen, et mul on bluus ja liiga vähe nagu mingi T-särke ja värki. Sest mul on nagu 2 sellist tank topi ja 1 T-särk ja siis 1 T-särk, mis ma saan. Ja siis veel 1 T-särk, millega ma saan trenni teha ja eks siis tegelikult päris palju T-särke. Kuulge, jumal hästi siis. Pakime nüüd ägedad nodinad ka sisse. On aeg Eestist põgeneda. Oh, I'm going to miss you. I'm going to miss you. Mul on täiega kurb see, et mu kutsu, kes on üsna vana, jääb Eestisse. Nii kahju on teda jätta siia niimoodi, sest et ta on päris vana ja ma ei ole täiesti kindel, kas kui ma tagasi Eestisse tulen, siis kas ta on nagu ikka veel siin. Sinu emotsioonid? Stressis, väga stressis. Ma kardan, ma olen mures. Ma igad sellised väiksed asjad teevad mind väga sentimentaalseks. Mul on raske minna ära, sest praegu on see aeg, kus ma saaksin enda perega aega veeta ja toredalt, aga mul tekivad pisarad silma, kui ma rohkem räägin, ehk siis teeme nii, et ma rohkem ei räägi. No Mailis, liigume Tallinna poole, jah? Jube hull värk. Sõidame nüüd Rakveresse ja siis sealt viib Maia ema meid öösel Tallinnasse. Vaata käeg! Rong on ees, lähme rongi peale. Lihtsalt for the record, siis siin enamus asju on Maia emale. Sa võtta. Me lähme nüüd Rakveresse. Mida te Kreekas teete? Ma ei tea. Kus te käite? Ma ei tea. Kus te ööbite? Võib-olla lageda taeval. Kui palju raha teil on kogutud? 2 peale kokku äkki 6 tonni. Mille on te tagasi võete? Ma ei tea, siis kui rahatsas nagu. Te ei aita mind üldse. Ma ei tea. Jou, oleme siin Tallinna lennujaamas. Ja me lähemegi Kreekasse. No way. Olete vaatlik. Päris... Siin on nii külm, me pugeneme ära. See on tõesti jahe. 40-kraadine ilma, kliima. Reaalselt viimased mitu päeva oleme nii palju rapsinud, trabelenud, asju kokku. Ja see, et me oleme siin lennujaamas, nagu meil on 1 step veel saada nagu security's läbi, sest meil on 12 kilosed kotid. Okei. Läheme. Kuulge. Ma arvan, et see on lõpp meie sellele videole. Läheme Kreekas. Läheme Kreekas. Tšauki.